Marko Moisaar, tegelen siis tai-boksiga ja kickboksiga. Boksi avastasin niimoodi, et sõitsin rongiga kooli või koolis koju, mäleta kumbki variant. Ja siis mul vend astus rongi peale, ütles, et ta läheb nüüd kaalumisele ja siis ütles, et võiksin proovida seda trenni. Esimese trenni ma tegin äkki 16-aastaselt ja siis ma võib-olla tegin mingi kuu aega trenni ja pärast seda see olid mingid väiksed pausid vahepeal, kuna ma mängisin ka jalgpalli, siis see oli natuke keeruline 2 sporti korraga teha. Ma tean, et ta on väga töökas, kiirete jalgadega, trenni talle tõenäoliselt meeldib teha ja kindlasti on ta väga rahumeelne võrreldes mu endaga. Ma läksin suht kiirelt, läksin pro-spordi peale, ehk siis ma olen pidanud siin nii 4-mehe turniire kui 8-mehe turniire. Ma olen madistanud päris paljude tugevate meestega ja kohe algusest peale. Ma arvan, see on ka kasvatanud ka minust nii-öelda siukse võitleja hingeni. Ta on tegelikult täpselt samasugune, nagu teda näeb üleval meedias ja üritustel, et ta on väga rahulik. Samas tal on kohati väga teravad väljaütlemised, et treenerina samamoodi, et tema jaoks ei ole lihtsalt tema nii-öelda trenni inimesed mingid suvalised. Ta panustab nagu igaühte südamega. Põhimõtteliselt 2010 oli see aasta, kui me hakkasime siin Keilas trenni tegema ja siis ma hakkasin ka kohe väikestel poistele trenni tegema. See klubi sai loodud üldse mu venna poolt ja kuna me tahtsime ise väga Keilas kindlasti trenni teha ja mõtlesin välja, kuidas kõik need asjad siin toimida saaks. Ja siis saigi see klubi ehk mu venna eesvedamisel ja siis hiljem ta kolis linna ja siis jäid ohjad minu kätte. Tiim Moisaar vist sai alguse tänu selle, et meil oli mingi seltskond noori, kes tahtsid sporti teha. Kuna mina juba olin nagunii tegelenud võitlusspordiga, siis olid teised ka vist juba midagi seal vaikselt osanud ja meil oli lihtne luua üks grupp, kus me alustasime, siis algus oli meil seal 4-6 nägu ja sellest kasvas välja tegelikult päris suur klubi. Ja tänasel päeval on mu vend Marko klubi eestvedamise üle võtnud ja siis tema tegeleb selle Tiim Moisaariga. Algusaegadel ta oli ikka väga populaarne. Sai ikka väga korrekult trenni tehtud ja inimestel oli rohkem tahtmist. Ehk ma arvan, et tolle aja inimesed kindlasti olid rohkem sporti tegemas. Aastad eelnevalt on ikkagi inimestel mingi hirm sees olnud ringi minna. Ma arvan, see käib mingite põlvkondadega lihtsalt kaasas, et kes teevad rohkem sporti ja kes ei tee. Eks see oleneb kõik, ma arvan, ka kodusest kasvatusest. Mul on siin tulnud siuksed poisid trenni, kes on juba trennis, et ei tule välja, ei taha teha, aga ma lihtsalt olen surunud neid edasi. Tee nii, harjuta rohkem, sa saad hakkama ja aastad hiljem nad on lihtsalt, teevad oma esimesed matsid ära, üllatavad, saavad ise hea kogemuse. See on, ütleme nii, et mulle isikut on see väga võimas tunne, et ma olen saanud kedagi aidata ja elus edasi viia. Mina lihtsalt arvan, et inimesed peaks lihtsalt iseendasse rohkem uskuma. Eelmise aasta lõpp tegin, see 2017-18, ühesõnaga tegin maailmameistritiitli matsi, kus siis oli Eesti kodupubliku ees. Ütleme, et siis oli pinge isegi päris suur. Klassis, muuseas, te kuulete seda, Marko Moisaari toetust. Täpselt sel momendil, kui oli aeg mul ringi minna, siis ma tundsin kuidagi ennast hästi väsinuna. Siuke tunne, nagu ei oleski energiat ringi minna ja siis, aga kui ringis see round juba käis, seal esimesed löögid käisid, siis ma teadsin, et ma olen suuteline seda võitma. Enda meelest ma kindlasti võitsin selle matsi, aga ehk tiitli omanikult on raske tiitlit ära võtta, ehk selle jaoks peab kindlamalt matsi võitma kindlasti. Treenerina mul ei ole üldse närvi, aga pigem on hea olnud ja ma arvan, üks
esimesed matšid, mul on neid juba midagi üle 60. Ma arvan, siuke esimesed mingi 20 matši olid pigem siuksed, et siis pärast läks juba see nagu tööks, rutiiniks ja kohati nagu on see fun minna sinna ringi ja ennast tõestama ja teistele näitama, mida sa oskad ja mulle meeldib see. Ready or not, here I come, you can't hide. Ja matši võitja, punktiga 3-0, on võitja. Baby, last night, I was talking to myself, walking left to the right, baby, hold on tight, get on the fucking flight, I made up my... Aga ta ei saa sellest punkti, kui ta siia tahab midagi. Sest ta tegid ainukesed punktilöögid, mis tal olid, mis läksid otsa tähe läbi. Paar tükki olid päris hea. Ühest ma lihtsalt nagu tagumine jalg olid toest alt ära vaata, see on mõttes, et ei, see oli low kick. Low kicki lõi maas pähe mulle. Mul oli jalg pidis alt ära vaata ja siis kuradi... Ei, esimene jalg pidis alt ära. Ja siis pani kuradi... Ja mul oli käsi vist ette, aga sellest siis tuligi see ka. Jaa. Mis sport mulle elus andnud on, ta on kindlasti väga palju mind elus edasi viinud. Kasvõi töö mõttes, spordi mõttes, mu kunagi väiksem unistus oligi mingiks poksijaks saada. Mäletan, ma vaatasin kunagi mingit Mike Tyson matši. Ma võisin olla äkki mingi 5, 6, 7, midagi siukest. Ja siis kuskilt Soome kanali pealt vaatasin seda ja mõtlesin, päris äge oleks olla siuke mees kunagi. Ma tol hetkel kunagi mäletan, see mul nagu siuke déjà vu, ja siis üks päev oled ise ringis. Ma arvan, siis võisin unes näha, et ma kunagi ise teen midagi siukest. Kõik, mis ta endale lubab, kas või trennialaselt,
siis ta viib need alati täide. Ta teeb trenni iseenda jaoks, et olla parim versioon kogu aeg, 24/7, mitte ainult nagu võistluste jaoks, vaid see ongi tema elustiil. Ja tulevikuplaanid on kindlasti mingi tiitel kuskilt koju tuua. Ja ma arvan, et kuna ma olen läinud siin ühe tiitli pärast raskemasse kaalu võitlema, siis see võib-olla kergelt moti alla tõmmanud, kuna raskemas kaalus on raskem võistelda. Siis ma mõtlesin, et ma kaotan ise pigem enne see paar kilo ja olen kergemas kaalus. Mul lihtsam võistelda nende, kes minuga on samal levelil just kaalu poolest, sest selles spordis kaotavad kõik kaalu. Boksida saab iga inimene, et selle jaoks on vaja lihtsalt ainult tööd teha. Loodame, et on ka väärt geenid vanematelt saadud, mis siis toetavad sporditegevust ja ka igast erinevate toitainete vastuvõtmist, sest et on ju palju inimesi, kes ei saa mingeid asju süüa ja kui mingid ained kuskilt puudu jäävad, et sportlane peab hästi tugevalt tarbima tegelikult toitu. Et spordis võib-olla annab sulle mingid geneetilised eeldused nagu alguses edumaa teiste ees, teiste sportlaste ees, aga et tipus olla, et tipus püsida, tuleb kasuks ainult kõva töö. See boksiring, see on see, kus iga mees tegelikult kütab üles ennast, et on nagu aktiivne seal, annab endast parima. Siis Marko selles mõttes paistab siit alati silma, et alati nagu pingutused on kuidagi nagu maksimaalsed. Ja pärast on siuke hea feeling pärast trenni, et tuleb ikka nagu peale ajas kuni jalatallani täiesti läbi, et kindlasti ideaalis me unistame sellest, et meil oleks oma saal ja oma koht, kus me kunagi kõik koos trenni teeme. Ja Marko mõistes kindlasti on see, et ta tahab tiitlit koju tuua, välismaal treeninglaagrites käia, miks mitte see ka, et ta võiks elada osaliselt mingi perioodi välismaal, kus tal on natuke paremad võimalused kui siin Eestis. Aga ja kindlasti suuremad võistlused välismaale rohkem võistlema ja tiitleid koju tuua. How could you say that?